See ei toimu ainult Michiganis, see ei toimu ainult New Yorgis. Siinsamas Chicagos toimub massiline marss läbi linna tänavate, kus kuulutatakse, et pole ühtegi jumalat peale Allahi. Nad kuulutavad, et Muhammed on tõeline prohvet ja nad ähvardavad sõna otseses mõttes Koraani värssidega kristlasi, juute ja kõiki teisi, kes ei allu. See on Ameerika. Tere tulemast Chicagosse, mu sõbrad. Jah, Chicago. Seda ei saa välja mõelda. Teheraan. Mitte kuskil mujal islamistlikus ja kohutavas kohas, vaid hoopis Chicago. Poisid. Ma seisan täpselt selles kohas, kus me korraldame 1 tunni pärast Jeesuse marsi. Ja vaadake, kes siin on. Massiivne marss. Massiivne moslemite marss, kus praegu nad laulavad üle Chicago. Muhammed on ainus. Allah olgu ülendatud. Nad kuulutavad, et kõik juudid ja kõik kristlased eemaldatakse sellest linnast. Ma mõtlen, ma olen sellest rääkinud viimase nädala jooksul ja ometi oleme siin, otse selle keskel. Meie linnade ja meie riigi eest võideldakse vaimus. Ma ei tea, kas sul on vaja rohkem näiteid kui see siin. Meie ei põhjustanud seda. Me sõna otseses mõttes lihtsalt jalutasime täpselt sinna kohta, kus me täna Chicagos Jeesuse marssi korraldame. Vaata, isegi kui sul pole aimugi, mis selle mehe või nende inimeste religioon on, siis kui sa neid 2 asja vaatad, lihtsalt vaata kontrasti. Üks inimene on hele, valgusküllane, päevitunud, näeb õnnelik välja. Teised inimesed on mustas. Tume, intensiivne muusika. See on nagu kumb grupp lihtsalt visuaalselt sulle oma ühiskonda rohkem sobiks. Oletame, et ma ei taha, et mind peetaks rassistiks, kellel on probleem islamiseerumisega. Ja tead, sa oled idioot. Hästi, see on okei. Aga lihtsalt vaata neid 2. Kelle moodi sa ise pigem välja tahaksid näha? Mees, kes kannab seda, mida tahab, kellel on päevitus ja ilusad pikad lokis juuksed, või kõik need inimesed, kes on riietatud nagu prügikotid? See on ju terve mõistus inimesed. Aga ilmselt pole Chicagos enam terve mõistus olemas. Seal toimub massiivne moslemite marss, kus nad kogu linnas kuulutavad. Ja tead mis? Ameerika kirik magab. Ma olen seda viimase nädala jooksul öelnud. See on täiuslik näide. Ameerika kirik magab. Me peame ärkama. Tule nüüd. Iga kord, kui ma näen üht neist videotest, iga kord ma mõtlen, et see on lihtsalt ainulaadne, haruldane juhtum. Ja siis ma mõtlen, oota nüüd korraks, mul on umbes 70 erinevat videot ainult viimase kuu jooksul. Erinevatest kohtadest Ameerikas, kus sa näed neid stseene, neid ülevõtmise stseene. Ma olen näinud New Yorki, ma olen näinud Michigani, ma olen näinud Wisconsinit, ma näen Chicagot. Ma olen seda näinud igal pool, sest see toimub igal pool. Nad üritavad oma ülemvõimu tõestada igal pool. Ja nagu ta ütleb, inimesed lihtsalt magavad selle kõige suhtes. Kuulake, see ei ole mingi turundusnipp. Mina ei pannud seda juhtuma. Me ei planeerinud seda. See on Jumala poolt määratud hetk teile kõigile üle maailma, et näha, mis toimub. See ei ole ainult Michiganis. See ei ole ainult New Yorgis. Siinsamas Chicagos toimub tohutu marss läbi linna tänavate, kus kuulutatakse, et pole ühtegi jumalat peale Allahi. Nad kuulutavad, et Muhammed on tõeline prohvet. Ja nad ähvardavad sõna otseses mõttes Koraani salmidega kristlasi, juute ja kõiki, kes ei allu. See on Ameerika. See on Ameerika mehed. Kas te olete ärkvel? Kas te mõistate, mis on kaalul? Ei, ma arvan, et enamik inimesi ei saa aru, mis on kaalul, sest nad on nii harjunud mõttega, et Ameerika tähendab lihtsalt vabadust. Et nad ei suuda mõista, et on inimesi, kes tahavad seda vabadust tegelikult ära võtta ja nad töötavad selle nimel. Ja kui sa tahad vabadust säilitada, pead sa seda kaitsma. Tõmbas mind juustest ja lõi mulle kõrmakiile. Sa kiusad issandat! Tee ära! Uus aastat oleme korraldanud jumalateenistusi ja Jeesuse marssu üle kogu Chicago. Ja ma olen hoiatanud inimesi Ameerika linnades, et käimas on vaimne lahing. Olen inimesi hoiatanud, et lahing käib alati selle üle, keda meie linnades kummardatakse. Praegu toimuvas pole selgemat näidet. Mehed, ärgake üles. Amen. Ärka üles. Amen. Ärka üles. Kirik peab üles ärkama. Peab üles ärkama.
Ameerika peaks üles ärkama, sest see toimub praegu Chicagos. Vaenlane ei ole enam kuskil kaugel Lähis-Idas. Vaenlane on siin ja marsid meie tänavatel. Lihtsalt vaata seda. ma olen siin Chicago kesklinnas, täpselt selles kohas, kus me korraldame Jeesuse marsi 1 tunni pärast. vaata, mis toimub. praegu toimub tohutu moslemite marss, kus nad on viimase tunni jooksul hüüdnud Koraani salme. Me juba nägime osa sellest. Lubage mul näidata teile veel üht üsna pöörast klippi. See ongi sellest samast marsist siin. See seisab moslemite sissetungi vastu Ameerikasse. Jeesus, 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus. Jesus, 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 see tõesti jõuab sinnamaani, see jõuab sõjani. Nagu ma ei taha seda öelda, sest ma ei taha konflikti ideed peale suruda, ma ei arva, et see on õige tee. Aga kui inimesed ei saa aru, et nende enda kultuure, religioone ja uskumusi tuleb kaitsta, siis need inimesed, kes plaanivad tulla ja sisse tungida, võtavad seda iseenesest mõistetavana. See, mida te seal näete, on otsene vastasseis kristlaste ja islamistide vahel, nagu nad kõnnivad läbi ja üritavad oma ideid, oma ideoloogiaid valjemini välja karjuda. Mida inimesed arvavad, et ajaloos juhtus? 1000 aastaid. Mida te arvate, et juhtus? Need olid ususõjad. Ja ausalt öeldes on natuke naiivne arvata, et ei, see pole meie probleem, meil ei tule ususõdu. See ei juhtuks kunagi siin. Miks sa nii arvad? Nii inimesed toimivadki. Kui nad mõistavad, et asjad, mis neile korda lähevad, näiteks nende religioonid, on ohus, siis nad kaitsevad neid. Ja midagi peab muutuma. Inimesed peavad ärkama ja aru saama, mis toimub. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.